Tšau, laps jäi just magama. Ma olen üksi kodus ja nüüd ma saan lõpuks natuke midagi filmida. Sorry, kui see video on veits siuke ASMR, sest et jah, ma üritan vaikselt rääkida. Aga peale eelmist videot tibu ja tuttu. Mul on seal ekraan, kus ma vaatan, kas ta ikka magab. Eelmises videos ma siis rääkisin sellest, kuidas ma jõudsin selleni, et mul üldse väike lapsuke praegu on. See teekond oli minu jaoks väga keeruline ja emotsionaalne, sest et jah, see kõik tundus esialgu täiesti võimatu ja nüüd ma siis olen siin oma väikse imega. Aga jah, kui te seda videot ei ole veel vaadanud, kuulanud, siis ma soovitan selle loo ennem ära kuulata. Aga jah, mulle ikkagi kirjutati, et ma võiksin ka oma sünnitusest rääkida. Sünnitusest mitte nüüd päris selles mõttes, et värvikalt kirjeldama, kuidas see kõik juhtus, aga mis sellele eelnes ja kuidas ma sinna sünnitusmajja jõudsin ja kuidas siis lapsuke meieni jõudis. Kuna mul siis tähtaeg oli 29. mai, siis ma ei teadnud ju, kas laps tuleb maikuus, juunikuus ja töölt ma sain siis koju kuskil 6 aega enne siis lapse sündi. Aga 9. maiks oli veel meil plaanis näituse avamine. Et tegelikult mul nagu endal polnud seda päris plaanis, aga kuna muuseumis siis, kus see näitus toimus, oli väga ühte näitust vaja ja siis kuidagi ma ikkagi organiseerisin nii, et see näitus toimuks. See oli selles mõttes armas, et ma sain siis lõpuks ema nõusse, et koos seda näitust teha, kuna tema ka maalib, aga ta ei ole väga veel esinenud oma töödega. Nii et see näituse avamine jäi siis emadepäeva kanti koos emaga, mina kohe emaks saamas, et see oli selline tore ja sümboolne. Ja seal näitusel oli ka siis 2 sellist maali, et mina olin ema maalinud ja siis maal, kus ema oli mind lapsepõlves maalinud. Nii et selline tore nagu seos. Aga jah, 9. mail oli see näituse avamine ja mul oli juba täiesti selline tunne, et okei, ma olen nagu pabinas, ma olen ärevil ja see võib veel esile kutsuda siis sünnitamist. Nii et ma olin nagu täiesti mõttes valmis, et ma hommikul pakkisin haiglakoti, läksin selle näituse avamisele, mõtlesin läbi, et okei, kui ma kõne ajal mul veed ära tulevad, mis ma siis teen ja nii edasi ja nii edasi. Aga noh, nagu ma internetis sain teada, siis ega väga midagi ei olegi teha. Seda ei ole kuidagi võimalik mingisuguste mähkmete ega sidemetega väga nagu piirata. Sorry, kui ma nagu vahepeal nagu liiga ebameeldivatesse detailidesse laskun, aga te ise vajutasite selle video peale. Nii et jah, kui teid selline natuke ekstreemne jutt ei hirmuta, siis võite rahus edasi kuulata, aga nii, ühesõnaga näituse avamine. Ma olin täiega pabinas. Õnneks ma olin küll õhtuks rampväsinud, mu kõht nagu tõmbas korduvalt toonusesse ja kõik, aga ikkagi sünnitust veel ei alanud. Kõik läks hästi. 21. mail oli mul siis ämmaemanda juures vastuvõtt. Panti mulle kõik need andurid külge, vaadati, kuidas tegevus on, kas juba midagi toimub, kas kokkutõmbed mingid toimuvad. Et midagi seal nagu näha oli, et sünnitus ei ole enam kaugel, aga noh, midagi veel ei tea. Ja kuna ma ei teagi, kas siis minu vanusest olenevalt või siis sellest, et see oli kunstliku viljastusega siis rasedus, siis mulle panti igatahes esile kutsumise aeg juba ka kirja siis. Ehk siis mul oli 29. mail tähtaeg ja 30. maiks panti mulle siis esile kutsumine. Et jah, siis tulin ma sealt ämmaemanda juurest küll ära natukene nagu pabinas, et okei, parem oleks ju igal juhul, et see sünnitus ise hakkaks nagu käima. Ja ma veel olin käinud
koolitustel, kus nagu räägiti just sellisest võimalikult loomulikust sünnist ja kuidas nagu valutult ja kõik see läbi teha nii, et sa ei saa ise traumat, et laps ei saaks traumat ja nii edasi, et noh, et siis nagu eriti tundus mulle, et see võiks kõik ikkagi iseloomulikult alata. Aga jah, sel samal päeval, kui ma käisin ämmaemanda juures ja kui ta mulle pani kirja juba selle esilekutsumise, siis sel samal päeval meil oli veel plaanis Andresega minna Kirna mõisa, sest et seal oli tulbifestival ja ma ei olnud seal varem käinud ja seal siseruumides veel olid nii vinged mingid lilleseaded ja asjad. Ühesõnaga me käisime seal tulbifestivalil. Nagu ma kirjeldasin eelmises videos ka, et mul see rasedus oli nagu selles mõttes raskem, et ma ei jõudnud väga palju liikuda, et ka üks väike lühike poeskäik tekitas mul nagu kõhus nagu pinget ja ma pidin nagu kogu aeg pause tegema ja pärast siis nagu pikali viskama, et nagu mu kõht kuidagi lihased lõdvestuksid. Et ja võhm oli ka nagu jube vähe, sest et noh, kopsudele surus kõik ja nii edasi. Et ühesõnaga see tulbifestival oli nagu paras selline katsumus, aga noh, ma tahtsin seal ikkagi ära käia, et noh, pärast jälle ei saa väga kuskile minna ja nii edasi. Aga jah, kui teist on käinud keegi Kirna mõises, siis ta võib-olla teab, mille pärast see koht veel eriline on, et seal on sellised nagu ravipingid, et erinevad siis pingid erinevate energiakohtade peal, mis siis mõjutavad mingisuguseid erinevaid organeid ja erinevaid siis aspekte. Et mina siis läksin ka sel hetkel sinna sellise mõttega, et okei, et ma lähen istun siis nende pinkide peal, mis nagu on seotud naiselikkuse ja emakaga ja noh, nagu tahtsin sellele kaasa aidata, et ehk see kuidagi nagu aitab kiiremini sünnitusel hakata toimuma, sest et jah, ma ei tahtnud üldse seda esilekutsumist. Ja siis ma seal istusin pingi peal ja ajasin oma lapsukesega juttu, et noh, nüüd on aeg tulema hakata, et katsu ikka enne seda nädalat tulla, et sa oled juba valmis ja ma loodan, et kõik läheb sujuvalt ja hästi. Et noh, seal koha peal nagu midagi mina vähemalt nagu aru ei saanud, et noh, mõned käivad seal ja siis ma ei tea, tunnevad mingit surinat või midagi, aga no ma olen seal varem ka käinud ja enda meelest nagu abi saanud. Kui mul nüüd õigesti meelde tuleb, siis minu arust me käisime ka paar aastat varem seal Kirna mõises ja siis ma istusin nende samade pinkide peal natukene soovides seda, et mu nagu emakas saaks tuge ja ikkagi oleks valmis seda last enda sees kasvatama. Aga jah, istusin seal pingi peal, rääkisin lapsega, õhtul jõudsime koju. Järgmine päev oli meil veel selline poolikute tööde lõpetamine, ehk siis käisime suvilas, Andres tahtis veel muru niita, et pikalt oli jälle kõik niitmata, mina sealt toimetasin, midagi seal rohisin ja nii palju, kui ma jaksasin. Äkki ma istutasin veel mingeid taimejuurikaid, sest et jah, kevad oli suht nagu jahe olnud, kas äkki taalia juurikaid käisin, istutasin nii palju, kui ma jaksasin, nii palju, kui ma sain. Ja ühesõnaga jah, toimetasime seal, ma läksin varem koju, sest et ma olin juba nii väsinud, Andres veel lõpetas seal niitmised asjad ära, jõudis siis ka koju ja siis sellel samal päeval, 22. mail õhtul kell 22:22 astusime meie uksest välja haigla poole, sest ma olin pikali voodis, Andres ka just, ma ei tea, sättis ennast magama, võttis telefoni kätte, viskas minu kõrvale pikali ja mina tundsin, et okei, mul on vist tualetti vaja minna ja ma ei suuda seda nagu tagasi hoida, et midagi on imelikku. Läksin tualetti ja muidugi tunnen, veed tulevad ära. Ma ju ei teadnud, mis tunne see olema peaks, kuidas see välja näeb, kui palju seda vett tuleb.
Ja siis ma tundsin, okei, need on veed. Ma ei suuda seda kontrollida, ma olin tualetis, kõik oli hästi. Aga siis ma märkasin, et need veed ei olnud läbipaistvad, et kõik oli verine ja see oli märk, mida tuli jälgida. Siis ei pruugi kõik hästi olla ja kuna me ei ela ka Tartus, ehk siis me oleme kuskil tunni kaugusel sellest haiglast, siis me otsustasime, et okei, lähme rahulikult kohale. Ma olin kuidagi selles mõttes nagu meel oli kaine, mõte oli selge, nii haiglakott, sinna võta need asjad, nii telefonilaadijad asjad veel kotti, nii mis ma kaasa võtan. Mul veel tuli nagu pähe, et ma võtan selle, mis on koertele võetud see matt, et ma võtan nagu selle nagu autosse kaasa, et äkki nagu vett tuleb veel. Et ma vist panin küll mingi hügieenisideme alla, mõtlesin, et sellest vast aitab, onju. Nii, retuusid jalga, kleit oligi mul seljas, mis mul oli. Ja hakkasime haigla poole siis minema. Nii, poole tee peal Tartusse tunnen muidugi, vett tuleb veel. Õnneks ma olin siis pannud auto istme peale nagu selle kilevoti alla sinna, et mõtlesin, et okei, väga hea, kui tuleb läbi riieta, siis tuleb, on ja nii ma seal istun ja tunnen, kuidas triiki voolab täis. Ja õnneks oli autos meil siuke salvakapakk, salv käterätide pakk. Ja siis põhimõtteliselt terve selle paki ma kuivatasin ära sealt autoistme pealt. Siis ikka tuli seda vett veel. Jõudsime Tartusse, Tartu vahel, kõik on triiki käes, ma võtsin selle mati, selle lina endal nagu servadest kinni, et see nagu üle äärte vähemalt välja ei aeks. Ja haigla siis parklas ma lihtsalt mõtlen, et ma ei saa siit autost välja tulla. Kui ma astun siit autost välja, siis nagu kõik see voolab siia nagu maha, mida ma nagu teen. Ja siis Andres oli nagu, et okei, nagu vahet nagu ei ole. Ja siis ma nagu tulin sealt, ma võtsin selle nagu kile ära, ma lihtsalt tundsin, kuidas kõik, mul olid nagu valged tennised olid nagu verised, siis mul nagu retuusid, mustad retuusid õnneks, kõik sääred, kõik olid nagu märjad. Ja ma võtsin autost kaasa ainult oma käekoti, kus mul olid enda dokumendid, enda asjad, mingi veepudel ja ma ei tea, isiklikud asjad. Ja esialgu veel mõtlesime, et las see haigla kohver nagu jääb autosse, et iga hetk saab ju liikuda üles-alla ja käia. Mul oli sünniplaan, mul oli, ma ei tea, muusika kaasas, mul oli rahustav hüpnoos ja asjad nagu kaasas, et ma saaks kõrvaklappidega nagu süveneda olla, kõik asjad olid, aga need olid seal haigla kohvris, mida ma nagu kaasa ei võtnud. Aga jah, kuidagi ma seal tilkudes siis läksime majja. Põhimõtteliselt pärast haiglast ära minnes ma veel nägin, kuidas see mingi väike verelaik oli veel seal parklas alles, aga okei, see selleks. Jõudsime üles, siis oli hilja õhtu, on ju, et seal oli suht rahulik, vaikne, et kohe nagu saadeti mind ühte ruumi, et nagu, et siis pannakse mulle andurid külge, vaadatakse nagu, kuidas on, mis toimub. Ja siis Andres jäi veel nagu välja koridori ootama esialgu. Et ma olin seal võib-olla kuskil 45 minutit või kuskil nii seal andurite küljes. Mul käekott oli ka nagu heemal, et ma ei saanud nagu telefoniga Andresega ka suhelda vahepeal. Et Andres vaeseke istus teadmatuses. Aga jah, kuna nad ei saanud aru, nad ei teadnud, miks need veed verised olid, siis nad igaks juhuks jätsid mind sinna haiglasse sisse. Kuna meil oli kaugelt tulemine. Ja siis õnneks nagu Andres lasti ka sinna tuppa, et põhimõtteliselt tema sai seal tooli peal kõrval, sellisel nagu lamamistooli peal, sai siis nagu seal olla ja toeks. Aga jah, et nagu sünnitegevust, aktiivset tegevust nagu veel ei olnud alanud. Aga jah, kuna
see oli hea, et ma sinna silma alla jääks, siis nad jätsid mu sinna haiglasse sisse. Ja ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga seda lootevett oli veel seal haigla laua peal ka minu arust päris suurtes kogustes ja minu kõht ei tundunud nagu oluliselt väiksem, nii et ma ei tea, kus see vesi kõik olla sai. Ja põhimõtteliselt tegelikult juba seal haiglasse jõudes nagu vaiksed sellised tuhud nagu hakkasid, et mingi aja tagant need käisid, alguses telefoniga veel üritasime nagu mingi äpiga nagu mõõta, et kui tihedalt need nagu tuhud käivad, kas nad on regulaarsed, aga ma ei tea, noh, siis oli juba öö ja arstid ka tegelikult ei käinud mind seal nagu väga kontrollimas ja mina nagu kuidagi unesegaselt seal mingi aja tagant jälle seal tuhutasin, onju. Küll ma ronisin sealt voodist välja, voodiserva peal olin kägaras, küll ma olin palli peal, küll ma ühesõnaga Andres kuidagi kägaras magas seal diivani peal ja mina seal tuhutasin. Ma ei mõõtnud neid ja kogu aeg ootasin siis järgmisi nõuandeid, mis mulle öeldi, et ikka mingi paari tunni tagant ikka käidi mind vaatamas, aga nagu jah, nagu seda ei peetud veel nagu selleks õigeks sünnituse alguseks, nii et nii ma siis seal enamus ajast ikkagi omapäi olin. Ma kirjutasin haiglasse minnes vist ainult oma emale, et me oleme haiglasse minemas, sest et jah, et ta saaks minna hommikul meie kassile süüa anda, et ma ei tea, kas me jääme haiglasse või ei. Et nagu tegelikult ainult ema teadis, et ma seal olen. Ja noh, Andres ka muidugi, aga nii ma seal olin ja kas siis 8 või 9 või 10 kuskil sealkandis oli siis vahetus ja tuli siis see ämmaemand, kes minu sünnituse vastu võttis ja vaatas, et okei, et tundub, et sünnitegevus on nagu regulaarne ja panid nagu umbkaudselt selle tegevuse alguseks nagu kell 7, kuigi tegelikult noh, ma ei tea, kui kaua mul need regulaarselt need tuhud olid olnud, aga jah, kuskil siis niimoodi 7 ma seal siis tuhutasin, küll ma proovisin erinevaid poose ja asju, et kuidas nagu need tuhud üle elada. Ainus, mis ma siis valuvaigistava asjana endale nagu küsisin, oli see gaas, naerugaas. Ja noh, muidugi hiljem ma sain teada, et ma kasutasin seda valesti, ehk tegelikult mul ei olnud ka seda naerugaasi, sest ma hingasin nagu nii vähe ja see sellise sügavalt hingamise lõpp käis siukse nagu plõksuga, et tegelikult nagu alles siis hakkas see gaas tulema, et ma nagu ei hinganud nagu piisavalt tugevalt nagu sinna sisse, et praktiliselt ma ei saanud seda gaasi, aga noh, see selleks. See oli kõik kuidagi keskendudes nagu talutav, kuigi mul nagu selg valutas ja sünnitamine on minu arust, see ei ole normaalne asi. Siis ei ole võimalik, et nagu selleks, et inimene siia ellu tuleks, peab see sellise valuga tulema, nagu ma räägin, nagu seda isegi ei ole võimalik nagu kirjeldada, nagu mis tunne see on nagu, sest et no ma ei tea, mõnedel võib-olla siis käib see asi kuidagi lihtsamini või ma arvasin, et ma olen nagu kõrge valulävega ja kannatan nagu palju, aga no lisaks sellele, et ma olin ju öö otsa tegelikult üleval olnud ja seal juba tuhutanud, siis see, kui need pressid hakkasid lõpuks, siis no see oli ikka nagu väljakannatamatu nagu valu, aga noh, mul oli ikkagi siht ees, et laps nagu tuleks siia ilmale ja sa lihtsalt nagu, no sul ei ole muud võimalust, sa lihtsalt teed midagi, mis sulle öeldakse, sa lihtsalt pressid, sa lihtsalt proovid kõiki nagu asendeid. Et jah, see oli päris crazy. Ja üldse see sünnitamine nagu, sa ilmselt nagu hästi ei saa aru, mis sa seal räägid või sa oled nagu täiesti mingisuguses omas mullis ja asjas, et ma vist ütlesin veel ämmaemandale mingi surumise ajal seal, kus ma ei tea,
mina olen umbes jalg üle ämmaemanda õla ja tema seal ilusti juhendab ja seletab ja nüüd suru ja puni ja tee ja pressi. Ja siis ma vist mingi hetk ütlesin talle, no on ikka teil alles töö. Ühesõnaga, see oli kõik sihuke sürr ja veider kõik see kokku. Ma olen nagu nii tänulik, et Andres oli minu kõrval ja ta aitas mind nii, kuidas ta oskas. Ta nägi kõike seda valu, ta nägi kõike seda paanikat, seda noh, ma enda arust nagu üritasin mitte hirmu tunda või noh, ma teadsin, et ma olen turvalises kohas, aga see oli jah, kõik midagi sõnu seletamatu. Et Andres hoidis mul käest kinni, andis mulle vett juua, kui vaja, hõõrus mu selga, mis valutas, see nagu natukene midagi aitas, toitis mulle putru vahepeal, kui ma olin olnud pikalt söömata ja sünnitegevus lihtsalt käis ja ma pidin midagi sööma. Et jah, ta oli kogu oma emotsioonide ja kõigega minuga kaasas, surus, silmanurgast ma nägin ka, kuidas ta surus nagu kaasa ja elas mulle kaasa, kui ma nagu jälle suruma pidin. Ja see on ikka nagu jah, veider see sünnitamine, et see lõhn, mis selle juures on, sihuke nagu raua ja ma ei tea, looteveelõhn ja see on midagi sellist nagu, mis jääb sulle ilmselt eluks ajaks nagu meelde. Ametlikult kestis minu sünnitus siis umbes 7 tundi ja alates siis hommikul kella 7, kuigi ma olin juba eelmisel õhtul tegelikult seal haiglas ja mingid ebaregulaarsed tuhud juba käisid. Aga jah, sellest 7 tunnist umbes 4 tundi kestsid siis tuhud ja umbes 3 tundi hakkasid pressid, mida ma olin ka varem kuulnud, et noh, et siis tuhutad ja siis mingi paari pressiga siis lõpuks surud selle lapse välja, aga jah, minul kestis umbes 3 tundi see lõpuosa. Ja veider oli ka see, et terve see öö ja need 4 tundi tuhusid lendas aeg minu jaoks nagu suhteliselt kiiresti, et ma olin nagu mingi udumulli sees ja kuidagi see aeg möödus sujuvalt ja see viimased 3 tundi tundus mulle nagu terve ööpäev. Ma juba mõtlesin, et on õhtu käes ja ikka see kõik ei lõppe. Et see on jah veider, kuidas nagu aeg moondub selles olekus. Kell vist hakkas juba saama seal 1 ja ikka need pressid ei olnud piisavalt tugevad, et ma punnitasin ja surusin, aga kogu aeg ma jõudsin ainult nagu paar korda niimoodi nagu suruda, jälle nagu uuesti õhku võtta ja jälle suruda ja jälle hakkasid need pressid nagu tagasi minema, ära minema, et see vist võib olla ka nagu kunstliku viljastamisest, see võib olla, ma ei tea, organismi iseärasustest, mis iganes, aga jah, jama oligi siis selles, et ma lihtsalt ei suutnud nagu piisavalt tugevasti suruda, et nagu lapsel siis nagu pea tuleks üle selle piiri, et ta nagu saaks välja tulla. Ilmselt siis sealt monitori pealt oli näha, et lapse näitajad hakkavad juba alla minema, sest et see nabanöör vist jäi kuskile selle surumise ajal nagu tema ja siis minu vahele, ühesõnaga, et iga kord, kui ma surusin ka, et siis ta ei saanud sealt nabanöörist ka siis hapnikku ja laps pidi siis kiiresti ilmale toodama ja mina seda ei suutnud üksi, siis üks hetk oli palat arste täis. Kõik käis kuidagi nii kiiresti, tuled pandi põlema, siis ma sain aru, et tegelikult kui hubases ja õduses tegelikult keskkonnas ma ennem olin. Tuled läksid põlema, arstid olid kohal, seletasid mulle, et on vaja vaakumiga laps siia tuua, sest et praegune olukord on juba lapsele eluohtlik.
ja nad näitasid mulle ilusti rahulikult, noh, mis see vaakum on ja küsisid, kas see on okei. Noh, ma ütlesin muidugi kõik, mis vaja teha on. Ja siis isegi selle vaakumiga mitusada pressi nad üritasid teda siis ilmale tuua ja siis üks hetk ma ei tea, kõik see valu, kõik oli nagu üks udu. Nii et sel hetkel, kui see laps sündis, ma isegi nagu ei tundnud seda, kuigi põhimõtteliselt ta tõmmati ju vaakumiga minust välja ja muidugi hiljem oli vaja õmbluseid teha, et tegelikult ma olin kõik katki ja ma isegi seda hetke ei saanud aru, et ma nagu küsisin. No ühesõnaga, mulle tundus, et mingi hetk nagu see toimetamine seal nagu lõppes ja siis ma nagu küsisin, et kas nagu laps on käes siis juba. Ja siis öeldi jaa, laps on olemas. Ja siis ma kuulsin lapse häält, et ta nagu isegi väga kõvasti nagu ei karjunud, et see tundus kõige armsam hääl ja toredam hääl. Ja siis sel hetkel pandi laps mulle rinna peale. See tundus nii kummaline, mingi selline niiske plönn pandi mulle rinna peale ja esimene asi ta kohe vaatas oma suurte silmadega mulle otsa ja mina vaatasin talle otsa ja see teadmine, et jah, see on minu laps. Ja ma vaatasin Andresele otsa, tema vaatas mulle otsa. Me olime mõlemad väga liigutatud ja see oli kuidagi nii eriline hetk. Et naljakas jah, et kui ennem oli kuidagi nii palju küsimusi ja hirme, et kuidas, mis ma nüüd lapsega nagu teen, kuidas ma teda hoian või kuidas ma teda puudutan või siis sel hetkel kuidagi kõik see tundus nii loomulik ja loogiline, et see on minu laps. Ma paitan teda, hoian teda enda lähedal ja see on kõige parem. Aga jah, sel hetkel siis, kui laps pandi rinnale, siis algas õmblemine. Ja kui mulle tundus, et sünnitamine oli valus, siis ma isegi ei tea, kumb hullem oli, kas see õmblemine või see sünnitamine, aga see oli ka päris rets igatahes. Ja siis anti mulle seda naerugaasi niimoodi, et öeldi Andresele, et hoia tal seda maski näo peal. Sest mulle tundus, et ma olin ka kuulnud, et nagu liiga palju ei tohi nagu seda gaasi võtta, et noh, et siis, et nagu arstid umbes nagu sekkuvad, kui sa umbes hakkad seal liiga palju seda võtma. Ma nagu üritasin nagu mõõdukalt võtta, aga no siis Andres hoidis mul seda maski näos ja siis ma alles tundsin, kuidas kõik läks nagu uimaseks ja uduseks ja ma nagu ei tundnud nagu nii väga nagu seda valu, aga noh, ikka nagu sa tunned, no ühesõnaga ma mingi seal naljatasin veel ja mingi kuidagi imelikult, et noh, tavaliselt on niit ja nõel minu käes, noh, kuna ma õmblen aeg-ajalt midagi. Aga jah, ma mingi suht ikka kisasin seal õmblemise ajal ka endal laps rinna peal ja üritan nagu last silitada ja laps on lihtsalt suurte silmadega ja noh, oma ema juures. Aga ma ei tea, mis tema võis sel hetkel nagu mõelda või tunda, aga noh, see oli päris hull piin. Mul ikka õmmeldi 4 erinevast kohast või ühesõnaga 4 erinevat õmblust tehti, kuigi nad ütlesid, et see on nagu 2. astme haav või 2. astme õmblused, no ühesõnaga, et ei olnud nagu kõige hullem. Aga no jaa, see oli ikka nagu päris hull. Ja kui see läbi sai ja kogu see õmblemine kestis kuskil 1,5 tundi. Siis läks Andres lapsega korra kuskile teisele korrusele ka mingeid ülevaatusi ja asju tegema. Ja mina jäin nagu veel tilgutite alla korra, sellepärast et jah, ma olin lõpuks nagu nii jõuetu, et ma ei jõudnud ka tualetti minna. Jah, teine asi veel ka, mis ma nüüd hiljem olen kuulnud, et mida paljud on kartnud ja nagu ei ole soovinud, on see, et mulle pandi kateeder ja põhimõtteliselt noh, enne seda vaakumit ei lubatud mulle enam nagu tualetti minna, noh, sest ma olin seal
pikali ja kohe-kohe sünnitamas on ju. Ja siis võeti kateedriga põhimõtteliselt uriin välja ja see oli ka väga valus. Ja kuna mulle lapsepõlves on tehtud seda mingisuguste uuringute jaoks, siis mul põhimõtteliselt tuli mingi flashback, mingid lapsepõlvetraumad ka veel nagu sellega seoses välja. Aga jah, nagu see oli ka päris ränk. Ja jah, siis ma olin seal tilgutite all tükk aega. Enne selle nagu päris sünnitustegevuse algust ma ikkagi tegelikult oma pereliikmetele, õele, vennale, emale nagu kirjutasin, et ma olen haiglas ja sünnitamas. Et nemad nagu ootasid kogu selle aja ja olid nagu pinges, et mis nagu toimub. Et seal tilgutite all siis lõpuks ma nagu sain telefoni kätte ja kirjutasin neile, et kõik on korras. Saame palatisse, et laps tuli siis ilmale kell 13:47 ja sünnitus algas nii-öelda hommikul kella 7, aga haiglasse jõudsime me juba eelmisel õhtul siis. Et nagu ma kuulnud olen, siis see oli veel isegi lühike ja lihtne sünnitus. Aga jah, kui ma peaks andma sünnitusele kui sellisele mingisuguse hinnangu, siis 0-10 pallist ei soovita kellelegi. Aga muidugi pärast see tunne, kui sul see laps on käes ja kui aeg möödub, siis loodus on teinud nii, et millegipärast ununevad need hirmsad asjad, et muidu vist inimesed teist korda enam ei sünnitaks. Aga jah, hiljem tagantvaates tundub see ju ainult üks päev. Ainult üks päev, ainult üks selline pingutus, et see on varsti ju nagu ununenud. Kogu see sünnitus toimus ennem ära, kui me selle haiglakoti üldse jõudsime ülesse tuua ja põhimõtteliselt peaaegu sünnituse lõpus ma andsin selle sünniplaani ämmaemanda kätte ja ei saanud ma ei muusikat kuulata ega mitte midagi, aga tegelikult ei olnud sellest ka midagi hullu. Mul oli veepudel ja Andres sai kraanist vett juurde valada. Mul oli minu enda kleit seljas enamuse sünnituse ajast, et lõpuks mulle anti mingi haiglarüü selga. Aga jah, et pärast me saime oma haiglakotid asjad peale sünnitust kätte ja siis saime palatisse kolida. Et selles mõttes läks see nagu kiiresti ja kuidagi niimoodi nagu ei olnud plaanis, aga samas ei olnud sellest ka hullu. Muidugi ma oleks soovinud, et vaakumit ei oleks pidanud kasutama, aga kuna see oli hädavajalik, siis ma ei saa ka sinna midagi vastu vaielda. Praegu tundub, et lapsega on kõik okei, ta on terve ja rõõmus. Ja selles mõttes läks kõik hästi. Aga jah, palatisse saime me alles õhtul suht, sellepärast et jah, ma olin seal tilgutite all, vahepeal proovisin, kas ma saan nagu juba püsti tõusta ja liikuda. Palatisse viidi siis mind põhimõtteliselt ratastoolis ja jah, seal ei saanud ju ka istuda normaalselt, et kuidagi küljega. Et need, kes on sünnitanud, eks need teavad, kuidas see kõik nagu välja näeb. Ja tegelikult mul suhteliselt nagu kiiresti kõik need haavad nagu paranesid, et alguses oli muidugi kõik väga paistes ja ma olin nagu šokis, et mis seal all toimub. Aga tegelikult kõik ilusti paranes, et ei tekkinud mingisuguseid tagasilööke nagu selles osas. Aga jah, saime palatisse lapsukene kõrval, et mingi hetk oli küll siuke tunne, et tahaks nagu puhata ja magada, aga nagu kogu aeg käivad mingid arstid kontrollimas ja vaatamas, mis on muidugi hea, et ma tundsin, et ma olen hoitud, laps on hoitud, me saime perepalatisse, meil oli nagu hotellielu seal, kõik käisid kogu aeg, toodi süüa, küsiti, kuidas on, kontrolliti last, öösel ka, nii kui mingid küsimused olid, said kohe helistada, nõu küsida, kuidas imetada, kuidas mida iganes teha, ühesõnaga
selles mõttes on nagu see Tartu Haigla nagu super. ja selles mõttes on mul nagu täiega vedanud, et Andres aitas mind nii palju haiglas, et kuna mind õmmeldi ja ma alguses ei saanud väga hästi istuda ega olla, siis Andres, kes kunagi ütles, et ei, tema vist mähkmeid küll ei hakka vahetama, et ta ei tea, kas ta suudab, siis tema oli see, kes esimesed mähkmed vahetas, tegi, jooksis, arvutas, kui palju piima tuleb anda, kui tihti toita tuleb, et nagu kui mina olin uimane ja valuvaigistite all ja võib-olla ei oleks nagu kõige paremini ise kõige sellega toime tulnud, siis Andres oli hästi palju toeks ja võttis nagu ohjad enda kätte ja tegeles hästi palju lapsega ja aitas mind ja selles osas oli ka kõik nagu super. Et jah, see oli siis selline sünnituse lugu. Aga jah, et me lapsega olime veidi üle nädala haiglas, sellepärast et meil ei läinud kõik alguses nii hästi, kui oleks võinud minna, et me ei saanud alguses aru, et laps ei saa tegelikult minult piima väga ja me hakkasime siis lisatoiduga kohe nagu teda turgutama, sest et ta võttis alguses natuke liiga palju kaalu maha. Peale vaakumit ta käis muidugi siis kontrollis, tehti ultraheli, vaadati kõik aju üle, kõik organid üle, et ega midagi kahjustada ei saanud. Et see oli õnneks kõik korras. Aga jah, et miks me veel nii vara koju ei läinud, oligi hirm see, et kas ta nüüd saab piisavalt süüa, kas me teeme nagu õigesti kõike, et ta ei alguses nagu ei hakanud hästi nagu sealt pudelist ka imema, alguses antigi süstlaga ja no ühesõnaga sellega oli natukene jama ja siis tundus, et ta on liiga loid. Aga see oli võib-olla sellepärast, et ta ei saanud seal üks päev võib-olla korralikult süüagi. Hiljem ta ei olnud enam loid, siis hakkasid gaasiprobleemid. Aga jah, see kõik juba on edasine jutt. Juba on praeguseks 4 kuud sellest möödas ja kõik hakkab juba meelest ära minema ja võib-olla ongi hea, et ma selle videosse kõik ära räägin, et siis jääb mulle nagu meelde, kuidas see kõik oli. Ma juba näen, mu laps hakkab ärkama. See tähendab seda, et ma peaks selle video ära lõpetama. Aga ma huviga kuulaks ka teie sünnituse lugusid, nii et kirjutage mulle Instagrami või siia sama kommentaaridesse või Facebooki, kust iganes te mind üles leiate, te võite mulle kirjutada. Ma loeks huviga teie sünnituse lugusid, sest et nagu ma aru saan, on kõigil need täiesti erinevad, kogemused on erinevad, emotsioonid on erinevad, haiglad on erinevad, lapsed on erinevad. Kui te tahate muid asju teada, kuidas lapse esimesed kuud on läinud, siis te võite mulle kirjutada ja öelda, et ma räägiksin sellest. Ma ei tea, kas see osa enam nii huvitav oleks, aga jah, ma võin seda teiega jagada, kui te soovite. Vahepeal ärkas lapsukega üles. Ütleb teile tšau. Tšau. Tšau, kohtume järgmises videos. Usu kukupai.